Kõik magusasõbrad, ühinege täna hommikul Terevisiooni köögis Nadja. Tere hommikust, Nadja. Tere hommikust. Rõõm näha sind üle pika aja jälle taas, aga õigel hetkel täpselt, sest magusa söömisaeg on ju käes. Muidugi, jõulud. Täpselt makusad. Ja täpselt nii. Ja ma saan aru, et sa oled juba proovinud ka seda kooki, et tuleb hea välja. Ja ma eile olin sünnipäev. Minu lapselaps sai 21. Teine alles sündis, teine ma ei saanud proovida. Ja kõigile meeldis. Nii et null, kui ikka alles sündinud, siis temale see tort ei sobi? Ei. See ei sobinud, sellepärast ta sööb tissi. Isegi sina ei anna oma väst sündinud lapselapsele torti. Ma olin täitsa veendunud, et sinu lapselapsed söövad kõik torti. Nii kui sünnivad, kohe on Nadja tordiga vastas. Ei. Muidugi teised lapsed söövad ja kõik väiksed ja 2-aastased kõik söövad. Nii. Nadja, kuidas aasta läinud on? Aasta läinud väga hästi. Ahah, no kuule, siis on tore. Siis on väga tore. Mis selle tordi nimi on? Kuidas me seda torti nimetame? No see on ikka jõulutort. Piparkooki põhja peal ma siin juba natukene panin valmis. Purustasin piparkookid ja sulavõiga segasin ära ja põhja. Kas see on praegu minu jaoks selle töö andsid? Kas seda tööd on ka tõesti vaja või ma lihtsalt, et ma ei segaks sind? Ei, on vaja. On vaja, jah? Kreemi jaoks on vaja apelsinikurd, annab jõulumaitse. Nii, väga hea, kuule, aga kui näed, ma olen nüüd niimoodi ära koorinud. Kas see on nüüd hästi? Aitab. Nii, mis ma nüüd edasi peaks tegema? Nüüd on vaja pooleks lõikata ja mahla pressida siia. Nii, ma saan jälle seda teha, sina räägi, mis selle tordi tegemise jaoks üldse kõik kokku vaja on? Selle torti jaoks on vaja piparkook või siis ma tegin niisugune kohupiimamass vahukoorega ja siin me paneme siis seda koort. Koort? Aha, siia sisse? Ja, selle sisse. Kuule, aga näe, ma annan selle sinu kätte juba, siis saad selle ära panna. Ja, oota. Nii. Ma panen siis siia praegu. Ja siit ma pigistan nii palju, kui tuleb. Siit tuleb mingid seemned ka, kas nad võivad jääda? Ei, seemned ei tohi. Peale ikkagi välja nokki, või? Nokki välja. Ja siis see koort ma segan ära. Ja siis panen želatiin. Kas seda ei oleks mõtteka mingi masilaga teha või selle mingi pigistaja? No on olemas pigistaja, aga meil ei ole, jah. No on pigistaja, eks ju, ta Sina oled. Nii, mis veel? Ja siin on põhi, millest see tehtud on? See on piparkook ja või. Jaha, lihtsalt sulatatud või ja purustatud piparkook. Ja. Siin on natukene ma kreemi panin tuttu sisse, sellest ma teen maasikas päkapikut. Siis on jõulutort. Ja mis ma veel, keskele ma mõtlesin, ma paneks mandariine. Mandariine ikka on jõulu. No on, neid on. Alati lava peal ja see on väga ja... Kuidas sa keskele paned nad? Ütleme niimoodi, ma pool seda massi ma praegu ei saa panna, mul ei ole želatiini, siis pool massi panen küpsise põhja peale, siis laon mandariinid, tükilda niimoodi, et ükshaaval kõik need ja panen siia. Ja siis valan teise ja panen külma. Ahah, aga see läheb nüüd kuhugi? See on vaja soojendada. Ahah. Ja siis valada siia. See on hästi. Aitab. Nii, ja siis siia läheb kui ta läheb, peab suletama. See ongi see želatiin. Jaa, see on želatiin. No nüüd on sa must oled. No väga hea, ma seisan siin nagu kirurg. Ja lõpuks ta peaks välja nägema siis selline jõulukaunistuse, jõuludekoratsiooniga mõnus tordikene. Ja see tuleb, mul on veel niisugused jõfikad sukru sees, nagu lumepallid. Ja siis ennem seda ma raputan natukene kaneeli. Ta teeb niisuguse, niuke piparkooke maitseline, see maitse annab selle peale kihili. No üks laps mul ütles, et ma ei taha kaneeli, aga ma ikka panen. Ja no see peidab ära. Ei saa tõesti järgi teha. Aga väga tore. Ega siis saab, tundub nii, et praegu on ju tööd ja tegemist nüüd küll. Ma elan sulle kaasa. Õnneks oli apelsinipress ikkagi kaasas sul, eks ju? Muidugi. Saime üldse selle asjaga lahendatud. Kuidas see tort välja näeb, seda näeme juba natukene vähem kui tunni aja pärast. Jõudu. No me praegu Nadjaga siin arutasime, et kas panna siia veel piparkoogid serva või mitte, pigem otsustasime, et pigem mitte minu ettepanekul. See on see, ma muidugi ütlesin enne jõulukook, aga tegelikult on see lihtsalt uhke jõuluaja tort, Nadja. Päkapikud servas ja? Ja lumepallid keskel. Ja lumepallid keskel. Ja mis siin all on? All on piparkooki küpsis võiga. Nii, purustatud ära kõigepealt, eks? Purustatud, pressitud põhja. Ja siis peale pandud vahustatud kohupiim, vahukoor, suhkur koos. Siis ma lisasin natukene šokolaaditükid, natukene riivitud, mis Urmas riivis ära seda apelsini. No Urmas tegi ikka vaevasin, aga lõhnas muidugi pärast väga hästi apelsini. Ja siis on ikka jõulune. Ja keskel ma panin mandariinid. Siis ikka kõik jõuluasjad on koos. Ja kõige kihvtem on piparpäkak. No mulle ka väga need päkapikud meeldivad. Ehk need on ju tegelikult maasikas ja... Lõkan maasika pooleks, siis pritsin valge kreemi ja panen müts peale. Ja siis joonistan silmad. No mul käsi värises natukene, silmad ei ole nii ilusad. Näod on peas küll, täitsa naeru näod. Ei ole hullu. Ja kõik laduta siia toredasti. Ja natuke seda roosat ilu ka veel. Pärlid on, see on minu juba, minu meeldib roosa.
ja siis ikka minu oma peab olema midagi. Väga tore ja valmis ta ongi, eks ju, ja lihtne ka. Lihtne ja mulle meeldivad üldse lihtsad tortid. Lihtne ja maitseb. Ja sul on ju katsetatud ära ka, et see maitseb, siis ma võin öelda peaaegu kõigile või? Ühele ei maitsenud. Ühele ei maitse. Kui suur see valik oli? No minu lapsed olid, ütleme, kuskil 6 inimest. Aha, no 6-st ühele, aga ta ikka maitses, et siis ta sai aru. Ei, sisu maitses, tal ei maitse piparkook. No, aga siis võib ju, kui on seltskonnas inimesed, kellele piparkook ei sobi. Ta ei söö põhja. Just ei söö põhja. Ja ta ei söö, keda see pealt ära. See on hea mõte. No, aitäh sulle täna hommikul tulemast. Ja teile ka. Ja ilusat jõuluaega. Ja teile ka.